eestlased on ägedaid asju teinud läbi aegade. Aga iseäranis silmapaistvad on ajad, kus on väga kõrge majanduskasv või väga rasked kriisiajad. Ja seda me ITL-is just tahamegi tunnustada. Me tahame tunnustada neid ettevõtteid ja tegemisi, kes kõik on panustanud sellele raskel ajal ja teinud ära midagi silmapaistvat. Võtame näiteks Martin Kaevatsi, kes väga keerulisel ajal tõi just Eesti pildile Maailma Terviseorganisatsiooni juures, et algatada tõeliselt ülemaailmset terviseprojekti Eestist. Või võtame Telia, kes vaatamata keerulistele keskkonna ja ühiskonna oludele tõi turule 5G päris mitmes punktis. Ja kõige tagalipuks loomulikult Pipedrive, kes vaatamata sellele, et majandus oli lukus, kasvatas meile 5. ükssarviku. Kriisid võivad olla teinekord tõukeks mingile väga suurele arengule. Ja seda tihti ka just koostööle. Kui me võtame ühe sellise näite, milleks on Hoia äpp, siis selle tekkimiseks on mitmeid Eesti ettevõtteid, kes muidu on omavahel konkurendid, teinud kuude viisi tööd. Kuude viisi tööd selleks, et tekiks lahendus, mis aitaks informeerida kodanikke sellest, kas nende lähiringis on olnud viirust. Teiseks näiteks on viiruse ärahäkkimise Global Hack. Eestist alguse saanud häkaton kaasas maailmas rohkem kui 12 000 inimest. Selle jooksul valmisid hulga erinevaid lahendusi, kuidas siis viiruse olukorras õigupoolest hakkama saada. Eesti võitis sellest samuti mitmeid. Üks nendest näidetest on Suve-nimeline vestlusrobot, mida avalik sektor kasutab selleks, et kodanikke teavitada ja vastata viiruse COVID-19 seotud küsimustele. Kuigi suurüritused kippusid sellel ajal ära jääma, toimus Eestis üks tõeliselt suur rahvusvaheline üritus, Rally Estonia WRC etapp. Selle etapi jaoks aitas meie Eesti ettevõtte NetGroup luua andmelao lahenduse, mis jagas ürituse käigus kriitilisi andmeid erinevate osade poolte vahel. Selle hulgas oli ka osalejate nakkustestide kontrollimine. Ja muide, ühtegi positiivset nakkusproovi ei tuvastatud. Õpilased ja õpetajad olid kriisis grupp, kes pidid väga kiiresti kohanema. Õnneks oli ka selles valdkonnas mitmeid toredaid abikäsi. Kõigepealt Haridus- ja Noorteamet koostöös haridustehnoloogidega töötasid välja mitmeid soovitusi nii lastevanematele kui ka õpetajatele. Eesti hariduse startupid tegid paljud lahti oma platvormid selleks, et neid saaks tasuta kasutada ja seda mitte ainult Eestis, vaid üle maailma. Aga me ei saa ümber ka ilma füüsiliste töövahenditeta. Algatusega igale koolilapsele arvuti käivitasid vabatahtlikud liikumise, millega liitusid nii eraisikud, ettevõtted kui organisatsioonid ja omanikku vahetas rohkem kui 1200 arvutit. Nende kümnete näidete hulgast meenub veel Fleet Complete, kes oli osaline selleks, et oma logistikaplatvormi kujundada ümber täiesti uueks asjaks, restoranidele kojukande teenuse avamiseks. Või võtame Heisi, kes ITL-i liikmena tegi ühel nädalavahetusel tööd selleks, et tuua riigile võimaluse haiguslehtede avamine viia internetti. Need on imelised näited. Kogu selle perioodi jooksul kümned ja sajad inimesed panustasid. Kõik nad on tunnustamist väärt. Suur aitäh ja kummardus teile. Minul isiklikult meeldib aga ühiskonnas laiemalt aktsepteerimist leidnud paradigma muutus. Et paljude ametikohtade jaoks töö asukoht ei ole enam füüsilise asukohana oluline. IT on kõikjal.